Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, liigub teie keha läbi ruumi kiirusega 490 000 kilomeetrit tunnis. Maa tiirles ümber päikese, aga see pole kõige hämmastavam. Hämmastav on see, et samal ajal, kui teie silmad jälgivad ekraani ja teie aju töötleb neid sõnu, lendab teie planeedist vaid mõnesaja miljoni kilomeetri kaugusel läbi kosmose maailm, mis 3 miljardit aastat tagasi võis olla täis elu. Mitte lihtsalt baktereid, võib-olla tsivilisatsioone. Ja me ei otsi sealt mitte midagi. See maailm on Marss. Aga probleem pole ainult Marsis. Probleem on selles, kuidas me mõtleme. Me otsime elu seal, kus seda praegu võiks olla. Me kuulame raadiosignaale 10 valgusaastatest kauguselt. Me uurime eksoplaneetide atmosfääre 100 parsekitest. Aga me unustame midagi ilmselget. Meie oma päikesesüsteem on 13,7 miljardit aastat vana. Elu maal tekkis 3,8 miljardit aastat tagasi. See tähendab, et peaaegu 3/4 universumi ajast on meie kosmilises naabruses olnud piisavalt aega, et elu tekiks, areneks, ehitaks tsivilisatsioone ja kaoks jäljetult. Kas me otsime valest kohast? Või veel hullem, kas me otsime valet asja? Kujutage ette arheoloogilist väljakaevamist. Teadlased otsivad Rooma impeeriumi jälgi. Aga nad ei otsi Kolosseumi varemetest ega Pompei tänavatelt. Nad otsivad baktereid pinnases. Nad analüüsivad mullaproove ja küsivad, kas siin võiks praegu elada mikroorganisme? Absurdne, eks? Aga täpselt seda me teeme päikesesüsteemis. Detsembris 2019 avaldas Arizona ülikooli planeetteadlane Jason Wright artikli, mis raputas astrobioloogia kogukonda. Artikli pealkiri oli lihtne. Eelnev põlisrahvas. Wright ei küsinud, kas Marsil võib praegu olla elu. Ta küsis midagi palju julgemat. Kas Marsil võis 3 miljardit aastat tagasi olla tsivilisatsioon? Ja kui võis, siis kus on tõendid? Kus me peaksime neid otsima? Vastus pole lihtne, sest kui te tahate leida 3 miljardi aasta vanuseid tsivilisatsiooni jälgi, siis te ei saa otsida hooneid ega teid. Te peate otsima midagi, mis võib üle elada geoloogilise aja. Ja siin tuleb mängu midagi, mida Wright nimetas tehnofossiilide kontseptsiooniks. Fossiilid pole ainult luud. Fossiilid on kõik, mis jääb järele. Kui dinosaurus kõndis läbi mudase jõekalda, jäi jalajälg. Kui see jalajälg kivistus, sai sellest fossiil. Aga mis jääb järele tsivilisatsioonist? Mitte palju. Mõelge sellele. Kui inimtsivilisatsioon kaoks homme, mis jääks järele 1 000 000 aastat hiljem? Linnad oleksid tolm, teed oleksid kadunud. Isegi meie kõige vastupidavamad ehitised, tuumajaamad, tammid, sillad, oleksid erosiooni poolt hävitatud. Aga mõned asjad jääksid. Plastik ookeani põhjas, radioaktiivsed isotoobid pinnases, kunstlikud keemilised ühendid, mida loodus ise ei loo. Ja kui me räägime kosmosest, siis veel üks asi. Satelliidid. Orbiidil olevad objektid võivad püsida miljoneid aastaid. Mõned neist võivad kukkuda tagasi pinnale. Mõned võivad jääda orbiidile igavesti. Wright pakkus välja, et kui Marsil oli kunagi tsivilisatsioon, siis kõige tõenäolisemad kohad nende jälgede leidmiseks pole pind. Pind on liiga dünaamiline. Tolmutormid, erosioon, vulkaaniline tegevus, kõik see kustutab jäljed. Aga on 2 kohta, kus asjad võivad säilida. Esiteks, sügaval maa all. Teiseks, orbiidil või teistel kehadel, kuhu Marsi tsivilisatsioon võis jõuda. See kõlab ulmeliselt, aga mõelge numbrite peale. Marss oli 3,7 miljardit aastat tagasi hoopis teistsugune maailm. Seal oli tihe atmosfäär, seal olid ookeanid, seal oli magnetväli, mis kaitses pinda kosmilise kiirguse eest. Kõik tingimused, mida me peame vajalikuks elutekkeks, olid olemas. Ja need tingimused püsisid mitte miljoneid,
vaid miljardeid aastaid. Maal tekkis elu umbes 300–500 miljonit aastat pärast seda, kui planeet muutus elamiskõlblikuks. Kui sama protsess toimus Marsil, siis seal võis elu tekkida 3,5 miljardit aastat tagasi. 3,5 miljardit aastat. See on pikem aeg kui kogu keerulise elu ajalugu Maal. Aga Marss pole ainus. On veel 2 maailma meie päikesesüsteemis, mis võivad varjata midagi veel uskumatut. Ja need maailmad pole kuivad kivised kõrbed. Need on ookeanid, täielikult kaetud veega, aga mitte pinnal, vaid jää all. Euroopa, Jupiteri kuu, on veidi väiksem kui meie kuu, aga selle jääkihi all 10–15 kilomeetri sügavusel on ookean, mis sisaldab 2 korda rohkem vett kui kõik maa ookeanid kokku. See ookean on 100 kilomeetrit sügav ja see pole külmunud. Jupiteri gravitatsiooniline mõju soojendab Euroopa sisemust pidevalt. Vesi on vedel ja kus on vedel vesi, seal võib olla elu, aga mitte ainult mikroobid. Detsembris 2008 avaldas NASA teadlane Kevin Hand koos kolleegidega uuringu, mis näitas, et Euroopa ookeani põhjas võivad olla hüdrotermilised allikad, täpselt samasugused nagu maa ookeanide põhjas. Ja maal on need allikad täis elu, mitte ainult baktereid. Seal on keerulised ökosüsteemid, ussid, krabid, kalad, organismid, mis ei vaja päikesevalgust. Nad saavad energiat keemilistest reaktsioonidest. Kui Euroopa ookeani põhjas on hüdrotermilised allikad, siis seal võib olla ökosüsteem. Aga kui seal on olnud ökosüsteem miljardeid aastaid, siis mis takistab seal tekkimast intelligentset elu? Mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi. Mõelge sellele. Maa ookeanides tekkis intelligentsus vähemalt 2 korda sõltumatult. Delfiinil ja 8 jalal. 8 jalad on uskumatult intelligentsed. Nad lahendavad probleeme. Nad kasutavad tööriistu. Nad näitavad isikupära. Ja nad arenesid täiesti eraldi liinist kui imetajad. Kui intelligentsus võib tekkida maa ookeanides 2 korda, miks mitte Euroopa ookeanis 1 kord? Aga siin on probleem. Kui Euroopa ookeanis on tsivilisatsioon, siis kuidas me seda avastaksime? Nad ei saada raadiosignaale. Nad ei ehita teleskoope. Nad elavad 10 kilomeetri paksuse jääkihi all. Nad ei tea, et välismaailm eksisteerib. Ja me ei tea, et nemad eksisteerivad. Välja arvatud 1 asi. Euroopa jääkiht pole staatiline. See liigub. Tektooniline aktiivsus murdub ja uueneb. Ja mõnikord, väga harva, võib midagi ookeani seest jõuda pinnale. Või vastupidi. Kui seal on tsivilisatsioon, kui nad on ehitanud midagi, kui nad on kasutanud materjale, mis erinevad looduslikest, siis need materjalid võivad olla jääs. Ja me saame uurida seda jääd. NASA Clipper-missioon, mis käivitati oktoobris 2024, jõuab Euroopale aprillis 2030. See ei maandu, aga see lendab läbi Euroopa veepritsmete. Jah, veepritsmete. Euroopa paiskab oma ookeani vett kosmosesse. Keisrid, mis ulatuvad kuni 200 kilomeetri kõrgusele. Ja Clipper lendab läbi nende keisrite ja analüüsib nende koostist. Kui seal on elu, leiame molekulaarseid jälgi, aga kui seal on midagi enamat kui elu, kui seal on tehnoloogia, siis leiame midagi muud. Kunstlikke materjale, metallide suhteid, mis ei vasta looduslikele protsessidele. Keemilisi ühendeid, mida ei saa seletada geoloogiaga. Aga Euroopa pole ainus ookeanide maailm. Titan, Saturni suurim kuu, on ainus kuu päikesesüsteemis, millel on tihe atmosfäär, tihedam kui maal. Ja selle atmosfääri all on järved ja mered, mitte veest, vedelast metaanist ja etaanist. Aga sügavamal, 50 kilomeetri sügavusel jääkihi all, on veel üks ookean. Veeookean, soolane, vedel, võib-olla täis elu. Ja siis on Enceladus, Saturni väike kuu,
läbimõõduga vaid 500 kilomeetrit. Aga see väike maailm on üks kõige põnevamaid kohti päikesesüsteemis, sest Enceladus ei varja oma saladusi, ta paiskab neid kosmosesse. Cassini-sond, mis uuris Saturni süsteemi aastatel 2004–2017, lendas läbi Enceladuse keisrite. Ja see, mida ta leidis, oli šokeeriv. Mitte ainult vesi, orgaanilised molekulid, vesinik, süsinikdioksiid, ammooniaak. Kõik koostisosad, mida me seostame eluga, aga veel midagi. Cassini leidis silikaadi osakesi, väikesed klaasiterad, mis saavad tekkida ainult väga spetsiifilistes tingimustes, kui kuum vesi reageerib kiviga hüdrotermiilistes allikates, täpselt nagu maa ookeanide põhjas. Enceladus on väike, aga selle ookeani põhjas toimuvad samad protsessid, mis võimaldasid elu tekkida maal. Nüüd kujutage ette midagi uskumatut. Kujutage ette, et me ei otsi mitte ainult elu, me otsime tsivilisatsioone, mitte praeguseid, endisi. Tsivilisatsioone, mis tekkisid miljardeid aastaid tagasi, kui päikesesüsteem oli noor, kui Marss oli soe ja märg, kui Euroopa ookean oli äsja tekkinud, kui Titaan oli hoopis teistsugune maailm. Mis jääks neist järele? Wright ja tema kolleegid pakkusid välja mitu võimalust. Esiteks, geoloogilised anomaaliad, kivimid, mis on paigutatud liiga korrapäraselt, struktuurid, mis ei sobi looduslike protsessidega. Teiseks, keemilised jäljed, materjalid, mida loodus ei loo. Kolmandaks, orbitaalsed objektid, satelliidid, jaamad, prügi. Aga kõige intrigeerivam on 4. võimalus. Arheoloogilised kohad teistel kehadel. Mõelge sellele. Kui Marsil oli tsivilisatsioon 3 miljardit aastat tagasi, siis nad nägid sama taevast, mida me näeme. Nad nägid Phooboste teimosit, Marsi kuusid. Väikesed, ebakorrapärase kujuga kivid, mis tiirlevad vaid mõne 1000 kilomeetri kaugusel. Ideaalsed kohad baasi ehitamiseks. Ja Phoobos ning Deimos on geoloogiliselt surnud. Seal pole atmosfääri, pole erosiooni, pole tektoonilist aktiivsust. Kui keegi ehitas seal midagi 3 miljardit aastat tagasi, võib see olla seal siiani. Me pole kunagi otsinud. Me pole kunagi vaadanud Phoobost ja Deimosit kui võimalikke arheoloogilisi kohti. Me vaatame neid kui geoloogilisi objekte. Aga mis siis, kui nad on midagi enamat? Sama loogika kehtib Euroopa ja Enceladuse kohta. Kui seal on või oli tsivilisatsioon, siis nad võisid saata midagi pinnale või orbiidile või teistele kuudele. Jupiteri süsteemis on 79 kuud, Saturni süsteemis on 82. Enamik neist on väikesed, külmunud, geoloogiliselt passiivsed, ideaalsed kohad säilitamiseks. Aga me ei otsi sealt. Me otsime mikrobeid, me otsime biomarkereid, me otsime elu, mis eksisteerib praegu, ja me ignoreerime võimalust, et elu, intelligentne elu, võis eksisteerida minevikus. Miks me seda teeme? Miks me eeldame, et kui me leiame tsivilisatsiooni jäljed, siis need peavad olema valgusaastate kaugusel? Vastus on lihtne, sest me eeldame, et tsivilisatsioonid kestavad. Me eeldame, et kui keegi jõuab tehnoloogilise tasemeni, siis nad jätkavad. Nad ehitavad, nad laienevad, nad saadavad signaale. Aga mis siis, kui see pole tõsi? Mis siis, kui tsivilisatsioonid on haprad? Mis siis, kui nad kestavad ainult miljoneid aastaid, mitte miljardeid? Maal on elu eksisteerinud 3,8 miljardit aastat, aga inimtsivilisatsioon on vaid 10 000 aastat vana. Ja me oleme olnud tehnoloogiliselt arenenud ainult 100 aastat. 100 aastat 3,8 miljardist. See on 0,00026%. Kui tsivilisatsioonid on nii lühiajalised, siis võimalus leida teine tsivilisatsioon, mis eksisteerib täpselt samal ajal kui meie, on uskumatult väike. Aga võimalus leida tsivilisatsiooni jäljed, mis eksisteeris minevikus, on palju suurem. Ja kui need jäljed on meie oma päikesesüsteemis, siis me ei pea ootama valgusaastate kaugusel olevaid raadiosignaale.
me võime minna sinna ja vaadata. Aga me ei tee seda. Veel mitte. Marsi roverid Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance on kõik disainitud otsima elujälgi. Nad otsivad orgaanilisi molekule. Nad analüüsivad kivimeid. Nad uurivad, kas Marss oli kunagi elamiskõlblik. Aga nad ei otsi tehnofossiile. Nad ei otsi struktuure. Nad ei otsi materjale, mis võiksid olla kunstlikud. Miks mitte? Sest see pole nende missioon. Sest NASA ja teised kosmoseagentuurid ei ole veel valmis küsimaks seda küsimust. Küsimust, mis võib muuta kõike. Kas me oleme päikesesüsteemis esimesed? Või oleme me teised? Või kolmandad? Või sajandad? See küsimus pole enam ulme. See on teadus. Ja mõned teadlased hakkavad seda tõsiselt võtma. Mais 2021 avaldas Harvardi astronoom Avi Loeb artikli, kus ta väitis, et Oumuamua, esimene tähtedevaheline objekt, mis läbis meie päikesesüsteemi oktoobris 2017, võis olla kunstlik. Mitte asteroid, mitte komeet, vaid sond või purje või midagi, mida me ei oska isegi ette kujutada. Enamik teadlasi naeratas seda välja, aga Loeb ei taganenud. Ta ütles midagi olulist. Ta ütles, et kui me ei otsi, siis me ei leia. Kui me eeldame, et kõik on loomulik, siis me ei näe kunagi kunstlikku. Ja kui me ignoreerime võimalust, et meie päikesesüsteemis võis olla tsivilisatsioone minevikus, siis me kaotame võimaluse leida kõige olulisem avastus inimkonna ajaloos. Sest kui me leiame tõendeid endisest tsivilisatsioonist Marsil või Euroopa ookeanis või Phobose, siis see ei muuda ainult meie arusaama päikesesüsteemist. See muudab meie arusaama elust endast. See tähendaks, et elu pole haruldane. See tähendaks, et intelligentsus pole haruldane. Aga see tähendaks ka midagi muud, midagi kohutavat. See tähendaks, et tsivilisatsioonid surevad. Kui Marsil oli tsivilisatsioon ja nad kadusid, siis miks? Kas kliima muutus? Kas nad hävitasid iseend? Kas juhtus midagi, mida me ei oska ette kujutada? Ja kui see juhtus nendega, kas see võib juhtuda ka meiega? Need küsimused pole abstraktsed, need on eksistentsiaalsed. Ja vastused võivad olla meie oma päikesesüsteemis, oodates, et keegi neid otsiks. Aga praegu me ei otsi. Me vaatame tähtede poole. Me kuuleme raadiosignaale. Me uurime eksoplaneetide atmosfääre. Ja me ignoreerime maailmu, mis on vaid mõne kuu kaugusel. Maailmu, kus võivad olla vastused. Marss, Euroopa, Titaan, Enceladus, Phobos, Deimos, isegi meie oma kuu. Jah, kuu. Sest kui maal oli tsivilisatsioon minevikus, mitte inimene, vaid midagi enne meid, siis nad nägid kuud. Ja kuu on ideaalne koht säilitamiseks. Seal pole atmosfääri, pole vett, pole erosiooni. Kui keegi ehitas seal midagi 1 000 000 aastat tagasi, võib see olla seal siiani. Me pole kunagi otsinud. Apollo astronaudid ei otsinud. Nad korjasid kivimeid, nad tegid katseid, aga nad ei vaadanud, kas seal võiks olla midagi kunstlikku. Aga nüüd me võime. Lunar Reconnaissance Orbiter on kaardistanud kuu pinna resolutsiooniga 0,5 meetrit. Me näeme iga kraatrit, iga kivi, iga anomaaliat. Ja kui seal on midagi, mis ei sobi, siis me võime selle leida. Sama kehtib Marsi kohta. Mars Reconnaissance Orbiter on kaardistanud Marsi resolutsiooniga 25 sentimeetrit. Me näeme rooverite rattajälgi. Me näeme tolmukeeriseid. Me näeme kõike. Ja kui seal on struktuur, mis on liiga korrapärane, liiga geomeetriline, liiga kunstlik, siis me võime selle leida. Aga me peame otsima. Me peame küsima õigeid küsimusi. Mitte, kas seal on praegu elu, vaid kas seal oli kunagi tsivilisatsioon. Mitte, kas me kuuleme raadiosignaale, vaid kas me näeme ruiine. Mitte, kas eksoplaneedid on elamiskõlblikud, vaid
kas meie oma päikesesüsteem oli kunagi kodu kellelegi teisele? Need küsimused muudavad kõike. Sest kui vastus on jah, siis me pole enam esimesed. Me pole enam ainulaadsed. Me oleme osa millestki suuremast. Millestki, mis kordub. Millestki, mis võib olla universumi põhiomadus. Elu tekib. Intelligentsus areneb. Tsivilisatsioonid tõusevad. Ja siis nad kaovad. Aga miks nad kaovad? Ja kas me saame vältida sama saatust? Vastused võivad olla seal üleval, mitte valgusaastate kaugusel, vaid siin, meie oma kosmilises naabruses, oodates, et keegi tuleks ja vaataks. Aga enne kui me hakkame otsima ruine, peame mõistma midagi fundamentaalset. Midagi, mis muudab kogu selle küsimuse veel kiireloomulisemaks. Me ei räägi hüpoteetilisest võimalusest. Me räägime tõenditest, mis juba eksisteerivad. Augustis 2022 avaldas Euroopa Kosmosagentuuri teadlaste meeskond uuringu, mis analüüsis Marsi geoloogilist ajalugu uue nurga alt. Nad ei küsinud, kas Marss oli kunagi elamiskõlblik. Nad küsisid, kui kaua Marss oli elamiskõlblik. Ja vastus oli šokeeriv. Mitte miljonid aastad, mitte 100 miljoneid aastaid, vähemalt 1,2 miljardit aastat. 1,2 miljardit aastat. See on pikem aeg, kui kulus Maal elu tekkimisest esimeste mitterakuliste organismideni. See on pikem aeg, kui kulus esimestest mitterakulistest kuni Kambriumi plahvatuseni, kui elu muutus äkki uskumatult mitmekesiseks. Kui Marsil olid stabiilsed tingimused 1,2 miljardit aastat, siis seal oli piisavalt aega mitte ainult elu tekkeks, vaid ka evolutsiooniks, keerukaks evolutsiooniks. Aga kuidas me seda teame? Kuidas me saame olla kindlad, et Marss oli nii kaua elamiskõlblik? Vastus peitub kivides. Curiosity rover on alates augustist 2012 uurinud Gale kraatrit. See kraater on läbimõõduga 154 kilomeetrit ja see moodustus umbes 3,6 miljardit aastat tagasi, kui asteroid tabas Marssi. Aga see, mis teeb Gale kraatri eriliseks, pole mitte kraater ise. See on mägi selle keskel. Mount Sharp, 5,5 kilomeetrit kõrge. Ja see mägi pole vulkaan. See on setete kihistus, kiht kihi peale, nagu raamat, mille iga lehekülg räägib lugu Marsi minevikust. Curiosity on roninud seda mäge üles juba üle 10 aasta ja iga kiht, mida ta uurib, näitab sama asja. Vett. Mitte jälgi veest, mitte vihjeid veele, vaid otseseid tõendeid, et seal oli vesi. Vedel vesi, stabiilne vesi. Vesi, mis püsis piisavalt kaua, et moodustada järvi. Järvi, mis eksisteeris miljoneid aastaid. Aga mitte ainult üks järv. Terve süsteem järvi, üksteise järel. Kui üks kuivas, tekkis teine. Kui teine kuivas, tekkis kolmas. Ja see protsess kestis mitte miljoneid, vaid miljardeid aastaid. Juulis 2023 leidis Curiosity midagi veel uskumatumat. Orgaanilisi molekule. Mitte lihtsalt süsinikku, vaid keerulisi orgaanilisi ühendeid. Diofeene, benseenid, tolueenid. Molekulid, mis Maal on seotud eluga. Kas see tähendab, et Marsil oli elu? Ei, mitte tingimata. Need molekulid võivad tekkida ka ilma eluta. Aga see, mis on oluline, on kontekst. Need molekulid leiti setetes, mis moodustusid vees. Vees, mis oli stabiilne. Vees, mis oli rikastatud mineraalidega. Vees, mis oli täpselt selline, nagu me eeldame, et elu vajab. Ja siis on veel üks detail. Detail, mida enamik inimesi ei tea. Marsi atmosfäär pole alati olnud õhuke. 3,8 miljardit aastat tagasi oli Marsi atmosfäär tihedam kui Maa oma praegu. Rõhk oli piisav, et vesi saaks olla vedelpinnal. Temperatuur oli piisav, et vesi ei külmuks ega aurustuks. Ja magnetväli oli piisav,
et kaitsta pinda kosmilise kiirguse eest. Aga siis midagi juhtus. Umbes 3,7 miljardit aastat tagasi kadus Marsi magnetväli. Me ei tea täpselt miks. Võib-olla Marsi tuum jahenes. Võib-olla toimus mingi katastroofiline sündmus. Aga tulemus oli sama. Ilma magnetväljata hakkas päikesevihm, laetud osakeste voog päikeselt, aeglaselt eemaldama Marsi atmosfääri. Aatom aatomi haaval, molekul molekuli haaval. See protsess võttis aega, 100 miljoneid aastaid. Aga lõpuks oli atmosfäär kadunud. Rõhk langes, temperatuur langes, vesi külmus või aurustus ja Marss muutus selleks külmaks kõrbeks, mida me täna näeme. Aga see ei juhtunud üleöö, see oli aeglane surm. Ja kui seal oli elu või tsivilisatsioon, siis neil oli aega. Aega kohaneda, aega kolida, aega ehitada varjupaiku või aega lahkuda. See on koht, kus lugu muutub tõeliselt intrigeerivaks, sest kui Marsil oli tsivilisatsioon ja nad nägid, et nende maailm sureb, siis mis nad tegid? Nad ei saanud peatada magnetvälja kadumist. Nad ei saanud peatada atmosfääri kaotust. Aga nad võisid teha midagi muud. Nad võisid minna maa alla. Marsi pind on täis laavatuubiid, pikki silindrilisi koopaid, mis moodustusid miljardeid aastaid tagasi, kui lava voolas läbi Marsi koore. Mõned neist tuubidest on tohutu suured, kuni 500 meetrit laiad, kuni 20 kilomeetrit pikad. Ja nad on täiuslikud varjupaigad. Maa all on temperatuur stabiilne. Maa all ei ole kiirgust. Maa all võib olla vesi. Ja kui keegi ehitas seal midagi, linnad, baasid, varjupaigad, siis need võivad olla seal siiani. Me pole kunagi uurinud neid laavatuubiid. Me teame, et nad eksisteerivad. Me oleme näinud nende sissepääse orbitaalsete piltide peal. Aga me pole kunagi saatnud sinna roveri. Me pole kunagi vaadanud, mis on seal sees. Miks mitte? Sest see on raske. Roverid on disainitud liikuma tasasel pinnal. Nad ei saa ronida vertikaalseid seinu. Nad ei saa laskuda sügavatesse koobastesse. Aga tehnoloogia areneb. Ja järgmine põlvkond Marsi missioone võib olla võimeline tegema täpselt seda. NASA on juba välja töötanud kontseptsiooni nimega Duaxel. See on rover, mis võib jagada end 2 osaks. Üks osa jääb pinnale ankruks, teine osa laskub kõie otsas alla koopasse. See võimaldab uurida kohti, kuhu ükski rover pole kunagi jõudnud. Aga isegi ilma selleta on meil vihjeid. Vihjeid, mis näitavad, et Marsi maa-alune võib varjata midagi uskumatut. Märtsis 2024 avaldas Itaalia teadlaste meeskond uuringu, mis analüüsis radarandmeid Marsi lõunapooluselt. Nad otsisid vett. Ja nad leidsid seda. Mitte jääd, vedelat vett. 1,5 kilomeetrit maa all. Vedel vesi Marsil. Praegu. Mitte miljardeid aastaid tagasi. Praegu. Kuidas see on võimalik? Sest maa all on temperatuur kõrgem. Ja kui vesi on piisavalt soolane, siis see ei külmu isegi -60 kraadi juures. Marsi maa-alune võib olla täis selliseid veevarusid, järvi, jõgesid, võib-olla isegi ookeane. Ja kui seal on vesi, siis seal võib olla elu. Praegu, mitte minevikus, praegu. Aga kui seal on elu praegu, siis mis takistas seal olemast elu minevikus? Ja kui seal oli elu minevikus, siis mis takistas seal olemast intelligentset elu? Mitte midagi. See on punkt, kus me peame peatuma ja mõtlema, mida see kõik tähendab. Sest me ei räägi enam hüpoteesidest. Me räägime andmetest. Konkreetsetest, mõõdetavatest, teaduslikest andmetest. Marss oli elamiskõlblik 1,2 miljardit aastat. Seal oli vesi, seal oli atmosfäär, seal oli magnetväli. Seal olid kõik tingimused, mida me peame vajalikuks elu tekkeks ja evolutsiooniks. Ja nüüd me teame, et seal on vesi siiani, maa all, kaitstud, stabiilne. Kui me leiame sealt elu,
siis see muudab kõike. Aga kui me leiame sealt tõendeid endisest tsivilisatsioonist, siis see muudab kõike veel rohkem. Sest siis me teame, et me pole esimesed. Ja me teame, et tsivilisatsioonid võivad kaduda. Aga Marss pole ainus maailm, kus me peaksime otsima. On veel üks koht. Koht, mis on veel intrigeerivam. Koht, kus tingimused elu tekkeks pole mitte minevikus, vaid praegu. Euroopa. Jupiteri kuu. Veidi väiksem kui meie kuu. Aga selle jääkihi all on ookean, mis sisaldab 2 korda rohkem vett kui kõik maa ookeanid kokku. Ja see ookean pole külmunud. See on vedel. Ja see on olnud vedel miljardeid aastaid. Aga kuidas me seda teame? Kuidas me saame olla kindlad, et Euroopa ookean on vedel? Vastus peitub magnetväljas. Galileo sond, mis uuris Jupiteri süsteemi aastatel 995 kuni 2003, lendas Euroopa kõrvalt mitu korda. Ja iga kord, kui ta lendas läbi Jupiteri magnetvälja, registreeris ta midagi imelikku. Euroopa enda magnetväli muutus. Mitte palju, aga piisavalt, et olla mõõdetav. See muutus võib tekkida ainult siis, kui Euroopa sees on midagi, mis juhib elektrit. Ja ainus asi, mis võib juhtida elektrit piisavalt hästi, et tekitada sellist mõju, on soolane vesi. Vedel, soolane vesi. Aga see pole kõik. Galileo leidis veel midagi. Ta leidis tõendeid, et Euroopa jääkiht liigub. Tektooniline aktiivsus. Jää murdub, nihkub, uueneb. Ja see tähendab, et ookean ja pind on ühenduses. Vesi liigub üles, materjal liigub alla. Ja kui vesi liigub üles, siis see toob kaasa midagi muud. Keemilisi ühendeid, mineraale, võib-olla isegi organismi või tehnoloogiat. Kujutage ette, et Euroopa ookeanis on tsivilisatsioon, mitte inimtaoline, midagi hoopis teistsugust. Olendid, kes arenesid täielikus pimeduses, kes ei tea päikesevalgusest, kes saavad energiat keemilistest reaktsioonidest hüdrotermiliste allikate juures. Nad ei ehita teleskoope, nad ei saada raadiosignaale, nad ei tea, et välismaailm eksisteerib. Aga nad ehitavad, nad kasutavad tööriistu, nad muudavad oma keskkonda. Ja kui nad muudavad oma keskkonda, siis nad kasutavad materjale, metalle, mineraale, keemilisi ühendeid, ja kui need materjalid jõuavad pinnale, läbi tektooniline aktiivsuse, läbi keisrite, siis me võime neid avastada. NASA Clipper missioon on disainitud täpselt selleks. See lendab läbi Euroopa veepritsmete ja analüüsib nende koostist. Aga see, mida enamik inimesi ei tea, on see, et Clipper ei otsi ainult biomarkereid. See otsib ka midagi muud. Anomaalseid keemilisi suhteid, metalle, mida ei peaks seal olema, ühendeid, mis ei sobi looduslike protsessidega. Ja kui see leiab midagi sellist, siis me teame, et seal on midagi enamat kui lihtsalt elu. Aga on veel üks võimalus. Võimalus, mis on veel intrigeerivam. Mis siis, kui Euroopa tsivilisatsioon ei ole maa-alune? Mis siis, kui nad on juba jõudnud pinnale? See kõlab võimatuna. Kuidas saab ookeanis elav olend jõuda läbi 10 kilomeetri paksuse jääkihi? Aga mõelge sellele. Maa ookeanides elavad olendid ei jõudnud maismaalegi kohe. See võttis miljoneid aastaid evolutsiooni. Aga nad jõudsid. Ja kui nad jõudsid, muutus kõik. Euroopa jääkiht pole ühtlane. On kohti, kus see on õhem, on kohti, kus see on murtud. On kohti, kus vesi pursub välja keisritena. Ja kui seal on intelligentsed olendid, siis nad võivad kasutada neid kohti. Nad võivad ehitada baase jää sees. Nad võivad kasutada keisrite energiat. Nad võivad isegi jõuda pinnale ja vaadata tähtede poole. Ja kui nad vaatavad tähtede poole, siis nad näevad Jupiteri, tohutut kuldset planeeti, mis täidab poole taevast.
Nad näevad teisi kuusid, Io, vulkaaniline Inferno, Ganymede, suurim kuu päikesesüsteemis, Callisto, vana ja kraatritega kaetud. Ja võib-olla nad küsivad sama küsimust, mida meie küsime. Kas me oleme üksi? See on koht, kus lugu muutub peaaegu metafüüsiliseks. Sest kui Euroopa ookeanis on tsivilisatsioon ja nad küsivad, kas nad on üksi, siis vastus on ei. Nad pole üksi. Me oleme siin vaid 600 miljonit kilomeetrit eemal. Aga nad ei tea meist ja me ei tea neist. Veel mitte. Aga see võib muutuda. Ja see võib muutuda varsti, sest Clipper pole ainus missioon Euroopale. Euroopa kosmoseagentuur valmistab ette oma missiooni nimega JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer. See käivitati aprillis 2023 ja jõuab Jupiteri süsteemi juulis 2031. JUICE ei keskendu ainult Euroopale. See uurib ka Ganymedet ja Callistot. Aga selle missioon on sama, otsida elu, otsida tingimusi, mis võimaldavad elu ja otsida anomaaliaid. Anomaaliaid. See sõna on oluline, sest kui me otsime ainult elu, siis me võime mööda vaadata millestki, mis on palju olulisem. Tõenditest intelligentsusest. Aga kuidas näeb välja intelligentsuse tõend ookeanis? Kuidas me eristame looduslikku struktuuri kunstlikust, kui me ei tea, milline see kunstlik struktuur peaks olema? Vastus on mustrid. Mustrid, mis on liiga korrapärased, liiga geomeetrilised, liiga keerulised, et olla juhuslikud. Maa ookeanides on me leidnud selliseid mustreid. Mitte tsivilisatsioonidelt, vaid loomadelt. 8 jalad ehitavad varjupaiku kividest. Nad paigutavad kive ringiks. Nad loovad struktuure, mis on üllatavalt korrapärased. Ja kui me ei teaks, et need on 8 jalgade tehtud, võiksime arvata, et need on kunstlikud. Aga 8 jalad pole ainsad. Delfiinid kasutavad tööriistu. Nad kasutavad käsna, et kaitsta oma nokka, kui nad otsivad toitu liivast. Nad õpetavad seda käitumist oma järglastele. See on kultuur. Lihtne kultuur, aga kultuur. Ja kui maa ookeanides võib tekkida kultuur, siis miks mitte Euroopa ookeanis? Aga Euroopa pole ainus ookeanide maailm. On veel üks. Ja see maailm on veel veidram. Titan. Saturni suurim kuu. Ainus kuu päikesesüsteemis, millel on tihe atmosfäär. Tihedam kui maal. Ja selle atmosfääri all on järved ja mered, aga mitte veest, vedelast metaanist ja etaanist. Elu metaanis? See kõlab võimatuna. Aga mõelge sellele. Elu maal põhineb vee keemial. Vesi on lahustaja. Vesi võimaldab molekulidel liikuda ja reageerida. Aga vesi pole ainus võimalik lahustaja. Metaan võib teha sama, lihtsalt teissugustel tingimustel. Ja titaanil on need tingimused. Seal on vedel metaan. Seal on keeruline orgaaniline keemia. Seal on energia päikesevalguse ja kosmilise kiirguse näol. Kõik koostisosad, mida me peame vajalikuks elu tekkeks, on olemas. Lihtsalt teistsuguses vormis. Aga see pole kõik. Sügavamal, 50 kilomeetri sügavusel jääkihi all on veel üks ookean. Veeookean. Soolane, vedel, võib-olla täis elu. Titaan on ainus maailm päikesesüsteemis, kus võib olla 2 täiesti erinevat tüüpi elu. Üks pinnal, metaanijärvedes, teine maa all, veeookeanis. Ja need 2 süsteemi ei pruugi isegi teada teineteisest. Kujutage ette seda. 2 biosfääri samal kuul. Üks teab päikesevalgusest, teine elab täielikus pimeduses. Üks kasutab metaani, teine kasutab vett. Ja nad mõlemad arenevad paralleelselt, teadmata teineteisest. Kas see on võimalik? Me ei tea, aga me saame seda kontrollida. NASA Dragonfly missioon
mis käivitatakse juulis 2028, on disainitud uurima Titaani pinda. Aga see pole rover, see on droon. Oktokopter, mis võib lennata läbi Titani atmosfääri ja maanduda erinevates kohtades. Dragonfly uurib Titani orgaanilist keemiat. See otsib biomarkereid. Aga see otsib ka midagi muud. Anomaaliaid, struktuure, mustreid. Ja kui see leiab midagi, mis ei sobi looduslike protsessidega, siis me teame, et seal on midagi enamat. Aga on veel üks maailm. Väike, aga võib-olla kõige intrigeerivam. Enceladus. Saturni kuu läbimõõduga vaid 500 kilomeetrit. Nii väike, et see võiks mahtuda maa ja kuu vahele. Aga see väike maailm teeb midagi uskumatut. See paiskab oma ookeani vett kosmosesse. Keisrid, tohutud veepritsmete sambad, mis ulatuvad kuni 200 kilomeetri kõrgusele. Ja need keisrid pole juhuslikud. Nad pursuvad välja lõunapooluse lähedalt, kohtadest, mida nimetatakse tiigritriibudeks. Pikad paralleelsed praod jääs, kust vesi paiskub välja tohutul kiirusel. Cassini-sond lendas läbi nende keisrite. Ja see, mida ta leidis, oli uskumatu. Mitte ainult vesi, orgaanilised molekulid, sadu erinevaid orgaanilisi ühendeid. Mõned neist on lihtsad. Metaan, etaan, aga mõned on keerulised. Benseen, tolueen, propaan. Ühendid, mis maal on seotud eluga, aga see pole kõik. Cassini leidis ka vesinikku, palju vesinikku. Ja vesinik võib tekkida ainult ühel viisil, kui kuum vesi reageerib kiviga hüdrotermilistes allikates. See tähendab, et Enceladuse ookeani põhjas on hüdrotermilised allikad, täpselt nagu maa ookeanide põhjas. Ja maa ookeanide põhjas on need allikad täis elu. Aga Enceladus annab meile midagi, mida Euroopa ei anna. Otsese juurdepääsu ookeanile. Me ei pea maanduma. Me ei pea puurima läbi jääkihi. Me lihtsalt lendame läbi keisrite ja kogume proove. Ja kui seal on elu, leiame seda. Aga kui seal on midagi enamat kui elu, kui seal on tehnoloogia, mõelge sellele. Kui Enceladuse ookeanis on tsivilisatsioon ja nad ehitavad midagi, siis need materjalid võivad jõuda keisritesse. Metallid, keraamilised materjalid, kunstlikud ühendid, ja me võime neid avastada. See pole ulme, see on teostatav ja see võib juhtuda järgmise 10 aasta jooksul. Aga siin on kõige intrigeerivam osa, kõige kohutavam osa. Kui me leiame tõendeid tsivilisatsioonist Marsil või Euroopa ookeanis või Enceladuse keisrites, siis me ei leia elavat tsivilisatsiooni. Me leiame surnud tsivilisatsiooni. Sest kui seal oleks elav tsivilisatsioon, siis nad oleksid juba laienenud. Nad oleksid ehitanud. Nad oleksid saatnud signaale. Nad oleksid muutnud oma maailma nii palju, et me näeksime seda. Aga me ei näe midagi. Me näeme ainult vihjeid. Vihjeid, et seal võis olla midagi, kunagi. Ja see tähendab, et nad kadusid. Miks? Mis juhtus? Kas kliima muutus? Kas nad hävitasid iseend? Kas juhtus mingi katastroofiline sündmus, mida me ei oska ette kujutada? Ja kui see juhtus nendega, kas see võib juhtuda ka meiega? Need küsimused pole abstraktsed. Need on eksistentsiaalsed. Sest kui me leiame tõendeid, et tsivilisatsioonid tekivad ja kaovad, siis me teame, et meie oma tsivilisatsioon pole garanteeritud. Me pole erilised. Me pole kaitstud. Me oleme osa mustrist. Mustrist, mis kordub. Aga see annab meile ka midagi muud. See annab meile võimaluse õppida. Kui me leiame Marsilt ruiine, siis me võime uurida, mis läks valesti. Kui me leiame Euroopa ookeanis tehnofossiile, siis me võime mõista, kuidas tsivilisatsioon kohaneb muutuvate tingimustega. Kui me leiame Enceladuse keisritest kunstlikke materjale, siis me võime õppida,
kuidas elu areneb ekstreemses keskkonnas. Ja kui me õpime nende vigadest, siis me võime vältida sama saatust. See on põhjus, miks me peame otsima. Mitte ainult seetõttu, et me tahame teada, kas me oleme üksi, vaid seetõttu, et me tahame ellu jääda. Sest kui me ei otsi, siis me ei õpi. Ja kui me ei õpi, siis me kordame samu vigu. Ja need vead võivad olla surmavad. Aga nüüd peame rääkima millestki, mis muudab kogu selle otsingu veel kiireloomulisemaks. Millestki, mis sunnib meid ümber mõtlema mitte ainult seda, kus me otsime, vaid ka seda, mida me peame tõendiks. Sest probleem pole ainult selles, et me ei otsi õigetest kohtadest. Probleem on selles, et me ei tea, milline peaks välja nägema 3 miljardi aasta vanune tõend. Jaanuaris 2025 avaldas Stanfordi ülikooli geoloog Sanjoy Som uuringu, mis raputas arheoloogia ja astrobioloogia piire. Ta ei uurinud Marssi, ta ei uurinud Euroopat, ta uuris Maad. Konkreetsemalt, ta uuris, mis jääks järele meie enda tsivilisatsioonist, kui see kaoks homme ja keegi otsiks selle jälgi 3 miljardit aastat hiljem. Vastus oli häiriv. Peaaegu mitte midagi. Som ja tema meeskond simuleerisid geoloogilisi protsesse, erosioon, tektooniline aktiivsus, vulkaanid, jääajad, ookeanide tõus ja mõõn. Ja nad jõudsid järeldusele, et pärast 3 miljardi aasta möödumist oleks meie tsivilisatsioonist säilinud vaid 3 tüüpi tõendeid. Esiteks, geoloogilised anomaaliad. Kivimid, mis sisaldavad kunstlikke isotoope, radioaktiivsed elemendid, mida loodus ise ei loo. Aga need oleksid nii hajutatud ja nii muutunud, et neid oleks peaaegu võimatu tuvastada ilma täpselt teadmata, mida otsida. Teiseks, keemilised jäljed sügaval setetes. Plastik, betoon, keraamilised materjalid. Aga pärast 3 miljardit aastat oleksid need materjalid muutunud. Molekulid oleksid lagenenud, struktuurid oleksid kadunud. Järele jääks ainult keeruline keemiline signatuur, mida oleks võimatu eristada looduslikest protsessidest ilma võrdluseta. Kolmandaks, ja see on kõige intrigeerivam, orbitaalsed objektid. Satelliidid, jaamad, prügi. Kõik, mis kunagi paigutati orbiidile, võib seal püsida miljoneid, isegi miljardeid aastaid. Mõned neist kukuvad lõpuks tagasi, aga mõned, eriti need, mis on kõrgetel orbiitidel, võivad jääda sinna igavesti. Ja kui keegi otsiks meie tsivilisatsiooni jälgi 3 miljardit aastat hiljem, siis kõige tõenäolisem koht neid leida poleks maa pind. See oleks maa orbiit või kuu pind või isegi Marsi orbiit, kuhu me oleme saatnud 10 sonde. See muudab kõike, sest kui me otsime Marsi tsivilisatsiooni jälgi, siis me ei peaks otsima ainult pinnalt. Me peaksime otsima orbiidilt ja me peaksime otsima Phoboselt ja Deimoselt. Aga siin on probleem. Me ei tea, milline peaks välja nägema 3 miljardi aasta vanune satelliit. Või teame? Märtsis 2024 avaldas Euroopa Lõunaobservatooriumi astronoom Michael Garrett analüüsi, mis keskendus ühele väga konkreetsele küsimusele. Kui Marsi orbiidil on kunstlikke objekte, siis kuidas me saaksime neid eristada looduslikest asteroidest? Vastus peitub orbiidis endas. Looduslikud objektid, asteroidid, kometid, tolmuteerad järgivad väga konkreetseid orbiidiseadusi. Nende orbiidid on kaootiline. Nende kiirus varieerub. Nende trajektoorid muutuvad gravitatsiooni mõjul. Aga kunstlikud objektid, satelliidid, sondid, paigutatakse väga konkreetsetele orbiitidele. Geostatsionaarsed orbiidid, polaarorbiidid, päikeseorbiidid. Ja need orbiidid on stabiilsed, isegi pärast miljardeid aastaid. Garrett pakkus välja, et kui me tahame leida Marsi tsivilisatsiooni jälgi, siis me peaksime otsima objekte,
mis on liiga korrapärastel orbiitidel. Objekte, mille kiirus on liiga stabiilne. Objekte, mis ei käitu nagu asteroidid. Ja me peaksime otsima Phoboselt ja Deimoselt struktuure, mis on liiga geomeetrilised. Phobos, Marsi suurem kuu. 22 kilomeetrit pikk, 18 kilomeetrit lai. Ebakorrapärase kujuga, kaetud kraatritega. Aga on üks detail, mis on alati häirinud teadlasi. Phobose pind on kaetud paralleelsete vagudega. Pikad sirged jooned, mis ulatuvad kilomeetrite kaupa. Enamik teadlasi arvab, et need on tekkinud Marsi gravitatsiooni mõjul. Pingestress, mis on murdnud Phobose pinda. Aga mõned neist vagudest on liiga korrapärased, liiga paralleelsed, liiga geomeetrilised. Novembris 2023 avaldas Jaapani kosmoseagentuuri teadlane Tomohiro Usui analüüsi, mis tugines Marsi orbiidil tehtud kõrglahutusega piltidele. Ta uuris Phobose vagudesid uue nurga alt ja ta leidis midagi imelikku. Mõned vagudest ristuvad täpselt 90 kraadi nurga all, mitte ligikaudu, täpselt. Ja mõned neist vagudest moodustavad mustreid, mis sarnanevad võrkudega. Looduslikud protsessid ei loo võrke. Looduslikud protsessid loovad kaost, aga intelligentsus loob mustreid. Kas see tähendab, et Phobosel on kunstlikud struktuurid? Ei, mitte tingimata. Aga see tähendab, et me peaksime vaatama tähelepanelikumalt. Ja varsti me saame seda teha. Jaapani Martian Moons Exploration missioon MMX käivitatakse septembris 2026. See on esimene missioon, mis maandub Phobosele ja toob seal proovid maale. Aga see pole lihtsalt geoloogiline missioon. See on ka arheoloogiline missioon. MMX kannab kaasas georadari, seadet, mis võib skaneerida Phobose sisemust kuni 100 meetri sügavusele. Ja kui seal on midagi, mis ei ole kivi, kui seal on tühjad ruumid, metallid, kunstlikud struktuurid, siis me leiame selle. Aga isegi enne MMX-i on meil vihjeid. Vihjeid, mis näitavad, et Phobos võib olla midagi enamat kui lihtsalt asteroid. Phobose tihedus on liiga madal. See on vaid 1,8 kuupgrammi kuupsentimeetri kohta. See on vähem kui Marsi kivimite tihedus. See on isegi vähem kui jää tihedus. Ja see tähendab, et Phobose sees on tühje ruume. Palju tühje ruume. Mõned teadlased arvavad, et Phobos on kokku kukkunud asteroid. Objekt, mis on nii poorne, et see on peaaegu tühi seest. Aga teised arvavad midagi julgemat. Nad arvavad, et Phobos võib olla õõnes. Õõnes, nagu looduslik koobas või nagu kunstlik struktuur. Kui Marsil oli tsivilisatsioon 3 miljardit aastat tagasi ja nad vaatasid taevasse, siis nad nägid Phobost. Väikest, kiiresti liikuvat kuud, mis tõuseb läänest ja loojub idas vaid 4 tunni jooksul. Ideaalne koht baasi ehitamiseks. Ideaalne koht, kust jälgida planeeti. Ja kui nad ehitasid seal midagi, siis see võib olla seal siiani. Aga Phobos pole ainus koht, kus me peaksime otsima. On veel üks koht. Koht, mis on palju lähemal. Kuu. Meie oma kuu. 384 000 kilomeetrit maast. Geoloogiliselt surnud. Pole atmosfääri, pole vett, pole erosiooni. Ideaalne koht säilitamiseks. Kui maal oli tsivilisatsioon enne meid, mitte inimene, vaid midagi muud, siis nad nägid kuud. Ja kui nad jõudsid tehnoloogilise tasemeni, siis nad võisid minna sinna. See kõlab ulmena, aga mõelge numbrite peale. Elu maal tekkis 3,8 miljardit aastat tagasi. Esimesed mitterakulised organismid tekkisid 600 miljonit aastat tagasi. Kambri mõi plahvatus toimus 520 miljonit aastat tagasi. Dinosaurused valitsesid maad 230 miljoni kuni 66 miljoni aasta eest.
Aga mis oli enne dinosaurusi? Ja mis oli enne seda? 300 miljonit aastat tagasi oli maal Pangea, üks suur supermandri. Kliima oli soe, elu oli mitmekesine ja seal olid olendid, kes olid üllatavalt intelligentsed. Mitte imetajad, mitte linnud, vaid roomajad. Mõned neist roomajatest olid suured, mõned olid väikesed, aga mõned neist näitasid käitumist, mis viitab intelligentsusele. Nad kasutasid tööriistu, nad ehitasid pesasid, nad näitasid sotsiaalset käitumist. Ja kui evolutsioon oleks läinud teisiti, kui asteroid poleks tabanud maad 66 miljonit aastat tagasi, siis võib-olla oleksid need roomajad arenenud edasi. Võib-olla oleksid nad muutunud intelligentseks. Võib-olla oleksid nad ehitanud tsivilisatsiooni. Ja kui nad oleksid ehitanud tsivilisatsiooni, siis mis jääks sellest järele? Peaaegu mitte midagi. Sest Maa on dünaamiline planeet, tektooniline aktiivsus, erosioon, vulkaanid, jääajad. Kõik see kustutab jäljed. Aga Kuu pole dünaamiline. Kuu on surnud. Ja kui keegi ehitas seal midagi, isegi 100 miljonit aastat tagasi, siis see võib olla seal siiani. Me pole kunagi otsinud. Apollo astronaudid ei otsinud. Nad korjasid kivimeid. Nad tegid katseid. Aga nad ei vaadanud, kas seal võiks olla midagi kunstlikku. Aga nüüd me võime. Lunar Reconnaissance Orbiter on kaardistanud Kuu pinna resolutsiooniga 0,5 meetrit. Me näeme iga kraatrit, iga kivi, iga anomaaliat. Ja on anomaaliaid. Detsembris 2022 avaldas Arizona ülikooli planeetteadlane Mark Robinson analüüsi, mis keskendus ühele väga konkreetsele piirkonnale. Mare Tranquillitatis, rahumeri, koht, kus Apollo 11 maandus. Robinson uuris kõrglahutusega pilte ja ta leidis midagi imelikku. Struktuure, mis on liiga korrapärased, liiga geomeetrilised, liiga sirged. Enamik neist struktuuridest on looduslikud, praod, laavatuubid, geoloogilised moodustised. Aga mõned neist ei sobi. Üks neist struktuuridest on täpselt ristküliku kujuline, 20 meetrit pikk, 10 meetrit lai. Ja see asub täpselt laavatuubi sissepääsu kõrval. Kas see on kunstlik? Me ei tea. Aga me peaksime kontrollima. Ja varsti me saame seda teha. Sest Kuu muutub taas sihtmärgiks. NASA Artemis programm plaanib saata inimesed tagasi Kuule. Mitte ainult maanduma, vaid jääma, ehitama baase, uurima. Ja kui nad uurivad, siis nad võivad leida midagi, mida Apollo astronaudid ei otsinud. Tõendeid, et keegi oli seal enne meid. Aga siin on kõige intrigeerivam osa, kõige häirivam osa. Kui me leiame Kuult tõendeid endisest tsivilisatsioonist, siis see tsivilisatsioon ei saanud olla Kuult. Kuu pole kunagi olnud elamiskõlblik. Seal pole kunagi olnud atmosfääri. Seal pole kunagi olnud vett. See tähendab, et kui seal on kunstlikud struktuurid, siis keegi tõi need sinna. Keegi, kes elas mujal. Ja ainus mujal, mis on piisavalt lähedal, on Maa. See tähendaks, et Maal oli tsivilisatsioon enne meid. Tsivilisatsioon, mis jõudis kosmosesse. Tsivilisatsioon, mis ehitas Kuule baase. Ja siis nad kadusid. Miks? Mis juhtus? Kas asteroid? Kas vulkaaniline katastroof? Kas nad hävitasid iseend? Või juhtus midagi, mida me ei oska ette kujutada? Ja kui see juhtus nendega, kas see võib juhtuda ka meiega? Need küsimused pole enam abstraktsed, need on konkreetsed. Sest kui me leiame tõendeid, siis me peame vastama. Aga on veel üks võimalus. Võimalus, mis on veel häirivam. Mis siis, kui need tsivilisatsioonid ei kadunud? Mis siis, kui nad lihtsalt lahkusid? Mõelge sellele. Kui Marsil oli tsivilisatsioon 3 miljardit aastat tagasi ja nad nägid, et nende maailm sureb, siis mis nad tegid? Nad ei saanud peatada atmosfääri kaotust.
Nad ei saanud peatada magnetvälja kadumist, aga nad võisid teha midagi muud. Nad võisid lahkuda. Mitte ainult minna maa alla, mitte ainult ehitada baase Phobosele, vaid lahkuda päikesesüsteemist. See kõlab võimatuna, aga kas see on? Me ise plaanime seda. Breakthrough Starshot projekt plaanib saata väikeseid sonde lähimatele tähtedele, Alpha Centauri, Proxima Centauri, kiirusel, mis on 20% valguse kiirusest. Kui me saame seda teha praegu, siis miks ei saanud Marsi tsivilisatsioon seda teha 3 miljardit aastat tagasi? Ja kui nad lahkusid, siis kuhu nad läksid? Võib-olla nad leidsid uue kodu. Võib-olla nad jõudsid teise tähesüsteemi. Võib-olla nad on seal siiani. Või võib-olla nad ei jõudnud kunagi kohale. Võib-olla nad sõidavad siiani läbi tähtede vahelise ruumi. Külmunud, surnud, aga säilinud. Ja kui me leiame nende laeva, kui me leiame tähtede vahelise sondi, mis kandis Marsi tsivilisatsiooni viimased esindajad, siis me teame, et me pole esimesed, kes üritasid põgeneda. Aga me oleme esimesed, kes võivad õnnestuda. Sest meil on midagi, mida neil ei olnud. Meil on teadmised. Teadmised nende vigadest. Teadmised sellest, mis võib minna valesti. Ja kui me õpime nende vigadest, siis me võime vältida sama saatust. Aga selleks peame me otsima. Peame otsima õigetest kohtadest. Peame otsima õigeid asju. Mitte ainult mikrobeid, mitte ainult biomarkereid, vaid tehnofossiile, ruine, orbitaalseid objekte, struktuure. Ja pean olema valmis leidma midagi, mis muudab kõike. Sest kui me leiame tõendeid, et päikesesüsteemis oli tsivilisatsioon enne meid, siis see ei muuda ainult meie arusaama minevikust. See muudab meie arusaama tulevikust. See tähendab, et me pole ainulaadsed. Aga see tähendab ka, et me pole garanteeritud. Tsivilisatsioonid tekivad ja tsivilisatsioonid kaovad. Küsimus pole selles, kas see juhtub. Küsimus on selles, millal. Ja ainus viis seda vältida on õppida. Õppida neilt, kes olid enne meid. Õppida nende vigadest, õppida nende saavutustest. Sest kui me ei õpi, siis me kordame. Ja kui me kordame, siis me kaome. Aga kui me õpime, siis me võime ellu jääda. Me võime olla esimesed, kes murravad mustri. Esimesed, kes kestavad. Ja see algab ühest lihtsast küsimusest. Kas me otsime õigetest kohtadest? Vastus on ei. Veel mitte. Aga see võib muutuda. Ja see peab muutuma. Sest seal üleval, Marsil, Euroopa ookeanis, Phobose vagudes, Kuu laavatuubides, seal võivad olla vastused. Vastused küsimusele, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Aga need vastused ei tule meie juurde. Me peame minema nende juurde. Ja me peame minema varsti, sest aeg tiksub. Mitte ainult meie jaoks, vaid kogu inimkonna jaoks. Aga nüüd peame rääkima millestki, mida enamik inimesi ei taha kuulda. Millestki, mis paneb kahtlema kogu selle otsingu mõttes. Sest ma mõistan täiesti, mida te mõtlete. Te mõtlete quote 24. See kõlab nagu pseudoteadus. See kõlab nagu vandenõuteooria. See kõlab nagu ulme, mida üritatakse müüa teadusena. Quote 25. Ja teil on õigus olla skeptiline. Teil peab olema skeptiline. Sest teaduse ajalugu on täis hetki, kus inimesed nägid mustreid seal, kus neid polnud. Marsi alakriips. Quote alakriips 26. Alakriips. Kanalid. Alakriips. Quote alakriips 27. Alakriips, mida Giovanni Schiaparelli kirjeldas 977. Quote 28. Nägu.
Quote 29. Sidonias, mida Richard Hoagland kuulutas tsivilisatsiooni tõendiks 986. Kõik need osutusid illusioonideks. Pareidolia, inimaju kalduvus näha mustreid juhuslikkuses. Aga siin on erinevus. Me ei räägi mustrite nägemisest pilvedes, me räägime andmetest. Konkreetsetest, mõõdetavatest, teaduslikest andmetest. Marss oli elamiskõlblik 1,2 miljardit aastat. See pole hüpotees, see on fakt, mis tugineb geoloogilistele analüüsidele, isotoopide mõõtmistele, mineraalide uurimisele. Euroopa ookean sisaldab 2 korda rohkem vett kui Maa ookeanid. See pole spekulatsioon. See on arvutus, mis tugineb gravitatsiooni mõõtmistele ja magnetvälja analüüsile. Enceladuse keisrid sisaldavad orgaanilisi molekule ja vesinikku. See pole teooria. See on otsene vaatlus, mida Cassini sond registreeris. Need on faktid. Aga see, mida me nende faktidega teeme, see on küsimus. Kas me jääme mugavusse ja ütleme, jah, seal võis olla elu, aga ainult mikroobid? Või oleme me piisavalt julged küsimaks, aga mis siis, kui seal oli midagi enamat? Quote 33. See pole pseudoteadus, see on teaduslik julgus. Ja teaduse ajalugu näitab, et kõige olulisemad avastused tehakse siis, kui keegi on piisavalt julge küsima küsimusi, mida teised kardavad küsida. Kui Galileo ütles, et Maa tiirleb ümber päikese, nimetati teda hulluks. Kui Alfred Wegener pakkus välja mandrite triivi, näärdi teda välja. Kui Barbara McClintock avastas hüppavad geenid, ignoreeriti teda 30 aastat. Aga nad kõik olid õigel teel, sest nad ei kartnud küsida küsimusi, mis tundusid absurdsed. Ja praegu on küsimus, mis tundub absurdne, aga mis võib olla kõige olulisem küsimus, mida me kunagi küsime. Kas me otsime teiste tsivilisatsioonide jälgi valest kohast? Aga isegi kui me aktsepteerime seda küsimust, on teine probleem. Probleem, mis on veel fundamentaalsem. Kuidas me teame, mida otsida? Kui me otsime 3 miljardi aasta vanuseid tsivilisatsiooni jälgi, siis me ei saa otsida hooneid. Me ei saa otsida teid. Me ei saa otsida midagi, mis sarnaneb meie enda tsivilisatsiooniga. Sest 3 miljardit aastat on nii pikk aeg, et kõik see on kadunud. Või kas on? Oktoobris 2024 avaldas Cambridge'i ülikooli geoloog Jan Zalassievich uuringu, mis keskendus ühele väga konkreetsele küsimusele. Mis jääks järele inimtsivilisatsioonist, kui me kaoksime täna ja keegi otsiks meie jälgi 100 miljonit aastat hiljem? Zalasevich ja tema meeskond ei spekuleerinud, nad arvutasid. Nad võtsid arvesse kõiki geoloogilisi protsesse, erosioon, tektooniline aktiivsus, sedimentatsioon, metamorfoos, ja nad jõudsid järeldusele, et järele jääks 3 tüüpi tõendeid. Esiteks, tehnoloogiline kiht setetes. Õhuke kiht, mis sisaldab ebatavalisi keemilisi suhteid. Plastik, betoon, metallid, aga mitte tervete objektidena, vaid molekulaarsete jälgedena. Keemilised signatuurid, mis ei sobi looduslike protsessidega. Teiseks, isotoopsed anomaaliad. Radioaktiivsed elemendid, mida loodus ise ei loo. Plutoonium 24,3, ameriitsium 24,1. Elemendid, mis tekivad ainult tuumareaktorites või tuumapommides. Need elemendid laguneksid, aga nende lagunemisproduktid jääksid. Ja need lagunemisproduktid oleksid eristatavad. Kolmandaks, fossiilsed jäljed. Mitte luud, mitte hambad, vaid jäljed, mida me jätame keskkonda. Mikroplastik ookeani põhjas. Süsinikdioksiidi kontsentratsiooni tõus atmosfääris. Massiline väljasuremise sündmus, mis ei sobi ühegi looduslikuga. Aga siin on probleem. Kõik need tõendid eeldavad, et me teame, mida otsida. Nad eeldavad, et tsivilisatsioon, mida me otsime,
oli sarnane meie omaga. Et nad kasutasid plastikku, et neil olid tuumareaktorid, et nad jätsid fossiilseid jälgi. Aga mis siis, kui nad ei olnud sarnased? Mis siis, kui nad olid hoopis teistsugused? Mõelge Euroopa ookeanile. Kui seal on tsivilisatsioon, siis nad ei kasuta tuld. Nad ei saa kasutada tuld. Nad on vee all. See tähendab, et nad ei saa sulatada metalle. Nad ei saa valmistada keraamilisi materjale. Nad ei saa ehitada nii, nagu meie ehitame. Aga see ei tähenda, et nad ei saa ehitada üldse. 8 jalad ehitavad varjupaiku kividest. Delfiinid kasutavad käsna tööriistadena. Vaalaed kasutavad mullikardinaid kalapüüdmiseks. Intelligentsus ei vaja tuld. Intelligentsus vajab ainult probleeme ja võimet neid lahendada. Ja kui Euroopa ookeanis on olendid, kes on olnud intelligentsed miljoneid aastaid, siis nad on lahendanud probleeme, mida me ei oska ette kujutada. Võib-olla nad on õppinud kasutama bioluminetsentsi valguse loomiseks. Võib-olla nad on õppinud kasutama hüdrotermiliste allikate energiat. Võib-olla nad on õppinud kasutama jää ennast ehitusmateriaalina. Ja kui nad on ehitanud midagi, siis see ei pruugi välja näha nagu meie hooned. See võib välja näha nagu midagi hoopis muud. Midagi, mida me ei tunneks ära, isegi kui me vaataksime otse seda. See on põhjus, miks me vajame uut lähenemist. Uut viisi mõelda sellest, mis on tsivilisatsiooni jälg. Ja siin tuleb mängu midagi, mida nimetatakse biosignatuuri asemel tehnosignatuuriks. Biosignatuur on märk elust. Hapnik atmosfääris, metaan, orgaanilised molekulid. Aga tehnosignatuur on märk intelligentsusest. Märk sellest, et keegi on muutunud oma keskkonda viisil, mis ei ole loomulik. Ja tehnosignatuurid ei pea olema ilmsed. Nad ei pea olema hooned või teed. Nad võivad olla midagi palju peenemat. Näiteks keemilised suhted, mis on liiga korrapärased. Metallid, mis esinevad suhteis, mida loodus ei loo. Isotoobid, mis on liiga rikastatud või liiga vaesestatud. Struktuurid, mis on liiga geomeetrilised. Mustrid, mis on liiga keerulised, et olla juhuslikud. Ja me hakkame neid otsima. NSA-l on juba programm nimega Technosignatures Workshop. See pole ulme. See on ametlik teaduslik programm, mis keskendub küsimusele, kuidas me saame avastada intelligentse elu jälgi, kui need jäljed ei ole raadiosignaalid. Üks lähenemisviis on otsida Dysoni sfääre, hüpoteetilisi struktuure, mis ümbritsevad tähti ja koguvad nende energiat. Aga see on liiga ambitsioonikas. See eeldab tsivilisatsiooni, mis on palju arenenum kui meie. Teine lähenemisviis on otsida Clarke'i monolitte, kunstlikke objekte, mis on paigutatud strateegilistesse kohtadesse. Aga see on liiga spetsiifiline. See eeldab, et tsivilisatsioon tahab olla leitud. Kolmas lähenemisviis, ja see on kõige tõenäolisem, on otsida tehnoloogilisi fossiile. Jälgi, mis jäävad järele isegi siis, kui tsivilisatsioon on kadunud. Ja need jäljed võivad olla meie enda päikesesüsteemis. Aga siin on kõige intrigeerivam osa, kõige häirivam osa. Kui me leiame tehnoloogilisi fossiile, siis me ei leia ainult tõendeid, et seal oli tsivilisatsioon. Me leiame ka tõendeid, miks nad kadusid. Sest tehnoloogilised fossiilid ei ole ainult artefaktid, nad on ka hoiatused. Mõelge sellele, kui Marsil oli tsivilisatsioon ja nad kadusid, siis põhjus on kirjutatud geoloogiasse. Magnetvälja kadumine, atmosfääri kaotus, kliimakollaps. Kõik see on mõõdetav, kõik see on analüüsitav. Ja kui me analüüsime seda, siis me õpime. Me õpime, mis võib minna valesti. Me õpime, millised on hoiatussignaalid. Me õpime, kuidas vältida sama saatust. Aga see eeldab, et me otsime. Ja see eeldab, et me oleme valmis leidma. Sest kui me leiame tõendeid, et Marsil oli tsivilisatsioon ja nad kadusid, siis see ei ole ainult akadeemiline avastus.
See on eksistentsiaalne hoiatus. See ütleb meile, vaadake, mis juhtus meiega. Ärge laske sellel juhtuda teiega. Ja see on põhjus, miks see otsing on nii oluline. Mitte ainult seetõttu, et me tahame teada, kas me oleme üksi, vaid seetõttu, et me tahame ellu jääda. Aga on veel üks aspekt. Aspekt, mis muudab kogu selle otsingu veel kiireloomulisemaks. Aeg. Me elame väga konkreetsel hetkel inimkonna ajaloos. Hetkel, mil me oleme esimest korda võimelised otsima tõendeid teistest tsivilisatsioonidest. Aga me elame ka hetkel, mil meie enda tsivilisatsioon on ohus. Kliimamuutus, tuumasõja oht, tehisintellekti areng, pandeemiad, asteroidi kokkupõrge. On kümneid viise, kuidas meie tsivilisatsioon võib kaduda järgmise 100 aasta jooksul. Ja kui me kaome enne, kui me leiame tõendeid teistest tsivilisatsioonidest, siis me kaotame võimaluse õppida nende vigadest. See on põhjus, miks me peame otsima nüüd, mitte tulevikus, nüüd. Sest iga aasta, mis möödub, on aasta, mil me võime kaduda. Ja iga aasta, mis möödub ilma, et me oleksime leidnud tõendeid, on aasta, mil me kaotame võimaluse õppida. Aga on ka teine põhjus. Põhjus, mis on veel fundamentaalsem. Kui me leiame tõendeid, et päikesesüsteemis oli tsivilisatsioone enne meid, siis see muudab meie arusaama sellest, mis on võimalik. Praegu me eeldame, et tsivilisatsioonid on haruldased. Me eeldame, et intelligentne elu on haruldane. Me eeldame, et me oleme midagi erilist. Aga kui me leiame tõendeid, et ainuüksi meie päikesesüsteemis on olnud mitu tsivilisatsiooni, siis see tähendab, et tsivilisatsioonid pole haruldased. See tähendab, et intelligentsus pole haruldane. See tähendab, et universumis on miljardeid, võib-olla triljoneid tsivilisatsioone. Aga see tähendab ka midagi muud, midagi kohutavat. See tähendab, et enamik neist tsivilisatsioonidest on kadunud, sest kui tsivilisatsioonid oleksid püsivad, kui nad kestavad miljoneid või miljardeid aastaid, siis me näeksime neid. Me kuuleksime nende raadiosignaale, me näeksime nende Dysoni sfääre, me näeksime tõendeid nende olemasolust. Aga me ei näe midagi, me ei kuule midagi. Universum on vaikne. See on Fermi paradoks. Kui tsivilisatsioonid on tavalised, siis kus nad kõik on? Ja vastus võib olla lihtne. Nad kadusid. Mitte seetõttu, et nad hävitasid iseend. Mitte seetõttu, et nad said hävitatud, vaid seetõttu, et tsivilisatsioonid on lihtsalt haprad. Nad tekivad, nad õitsevad ja siis nad kaovad. Mitte dramaatiliselt, lihtsalt vaikselt, aeglaselt, nagu küünal, mis kustub. Ja kui see on tõsi, siis meie enda tsivilisatsioon pole erand. Me oleme osa mustrist, mis kordub kogu universumis. Aga siin on lootus. Siin on põhjus, miks me peame otsima. Kui me leiame tõendeid teistest tsivilisatsioonidest ja me õpime, miks nad kadusid, siis me võime murda mustri. Me võime olla esimesed, kes kestavad. Aga selleks peame me otsima ja peame otsima õigetest kohtadest. Mitte valgusaastate kaugusel, vaid siin, meie enda päikesesüsteemis. Marsil, Euroopa ookeanis, Foobose vagudes, Kuu laavatuubides, Enceladuse keisrites, Titaani järvedes. Seal võivad olla vastused. Vastused küsimusele, kes me oleme, kust me tuleme ja kuidas me saame ellu jääda. Aga need vastused ei tule meie juurde. Me peame minema nende juurde. Ja me peame minema nüüd. Sest iga päev, mis möödub, on päev, mil me võime kaduda. Ja iga päev, mis möödub ilma, et me oleksime leidnud tõendeid, on päev, mil me kaotame võimaluse õppida. Aga on veel üks asi, mida ma pean ütlema. Kui me leiame tõendeid, et päikesesüsteemis oli tsivilisatsioon enne meid, siis see ei tähenda, et me oleme vähem olulised. See ei tähenda, et meie saavutused on vähem väärtuslikud. See ei tähenda, et meie elu on vähem mõttekas.
Vastupidi, see tähendab, et me oleme osa millestki suuremast, millestki, mis ulatub kaugemale meie enda eksistentsist, millestki, mis ühendab meid kõigi teiste intelligentsete olendite universumis. Me pole esimesed, aga me võime olla need, kes kestavad. Ja see algab ühest lihtsast otsusest. Otsusest otsida. Mitte ainult tähtede poole, vaid ka tagasi. Tagasi ajas. Tagasi meie enda päikesesüsteemi ajalukku. Sest seal, selles ajaloos, võivad olla vastused. Vastused, mis võivad päästa meid. Aga ainult siis, kui me oleme piisavalt julged neid otsima. Ja ainult siis, kui me oleme piisavalt alandlikud tunnistama, et me ei tea kõike. Sest teadus pole kindlus. Teadus on küsimine. Ja kõige olulisemad küsimused on need, mida me kardame küsida. Kas me oleme esimesed? Või oleme me teised? Või kolmandad? Või sajandad? Kas me otsime õigetest kohtadest? Või vaatame me mööda millestki, mis on otse meie nina all? Kas me oleme üksi? Või oleme me osa mustrist, mis kordub kogu universumis? Need küsimused pole enam filosoofilised. Need on teaduslikud. Ja vastused võivad olla meie enda päikesesüsteemis. Oodates, et keegi tuleks ja vaataks. Aga nüüd peame rääkima millestki, mis ulatub kaugemale tõenditest ja andmetest. Millestki, mis puudutab seda, mida tähendab olla inimene universumis, mis võib olla täis kadunud tsivilisatsioone. Sest kui me leiame Marsilt ruine või Euroopa ookeanis tehnoloogilisi fossiile, siis me ei leia ainult arheoloogilist artefakti. Me leiame peeglit. Peeglit, mis näitab meile, kes me võime olla või kes me võime mitte olla. Ja see peegelkujutis võib olla kohutav. Filosoofid on sajandeid küsinud, mis on meie koht universumis? Kas me oleme ainulaadsed? Kas me oleme juhuslikud? Kas me oleme mööduvad? Aga need küsimused pole enam abstraktsed. Kui me leiame tõendeid, et päikesesüsteemis oli tsivilisatsioone enne meid, siis vastused muutuvad konkreetseks. Me pole ainulaadsed. Me oleme osa mustrist. Me pole juhuslikud. Me oleme tõenäoline. Me pole igavesed. Me oleme mööduvad. Aga see ei tähenda, et me oleme tähtsusetu. Vastupidi. See tähendab, et iga hetk, mida me eksisteerime, on uskumatu. Sest me eksisteerime vaatamata kõigele. Vaatamata entroopiale. Vaatamata ajale. Vaatamata universumi ükskõiksusele. Füüsika ütleb meile, et universum liigub entroopia poole. Kõik süsteemid muutuvad kaootilisemaks. Energia hajub. Struktuurid lagunevad. Lõpuks jõuab universum soojussurmani. Olekusse, kus kõik on ühtlaselt jaotunud ja mitte midagi ei juhtu enam kunagi. Aga enne seda on hetk. Lühike, uskumatu hetk, kus universum loob struktuure. Tähti, planeete, elu, intelligentsust. Me oleme osa sellest hetkest, aga see hetk ei kesta igavesti. Ja kui Marsil oli tsivilisatsioon, siis nende hetk lõppes. Kui Euroopa ookeanis oli tsivilisatsioon, siis nende hetk võib lõppeda. Ja meie enda hetk lõpeb ka. Küsimus pole selles, kas see juhtub. Küsimus on selles, mida me teeme enne seda. Kas me veedame oma aja otsides vastuseid või veedame me seda eirates küsimusi? Kas me üritame mõista, kes me oleme või lihtsalt eksisteerime teadmata? Kas me õpime kadunud tsivilisatsioonide vigadest või kordame me neid? Need pole filosoofilised küsimused. Need on praktilised. Sest vastused määravad, kas me kestvame või kaome. Aga on veel midagi. Midagi, mida me peame tunnistama. Me ei tea. Me ei tea, kas Marsil oli tsivilisatsioon. Me ei tea, kas Euroopa ookeanis on elu. Me ei tea, kas Foobose vagud on looduslikud või kunstlikud. Me ei tea, kas Kuu laavatuubides on midagi,
mida Apollo astronaudid ei leidnud. Me ei tea. Ja see on kõige olulisem asi, mida me saame öelda. Sest teadus pole kindlus. Teadus on ausus. Ausus tunnistada, mida me ei tea. Ausus küsida küsimusi, millele pole vastuseid. Ausus otsida, isegi kui me ei tea, mida me leiame. Ja praegu on asju, mida me ei tea, rohkem kui asju, mida me teame. Me ei tea, mis on tume aine. Me teame, et see moodustab 85% universumi massist, aga me ei tea, mis see on. Me ei tea, kuidas see käitub. Me ei tea, kas on üldse aine selles mõttes, nagu me mõistame. Me ei tea, mis on tume energia. Me teame, et see kiirendab universumi laienemist, aga me ei tea, kust see tuleb. Me ei tea, miks see eksisteerib. Me ei tea, kas see on püsiv või muutuv. Me ei tea, kuidas teadvus tekib. Me teame, et neuronid tulistavad. Me teame, et ajus toimuvad elektrilised ja keemilised protsessid. Aga me ei tea, kuidas need protsessid loovad subjektiivse kogemuse. Kuidas füüsikalised protsessid muutuvad tunneteks, mõteteks, minaks. See on raske probleem teadvusest ja see pole lahendatud. See pole isegi lähedal lahendamisele. Me ei tea, mis on aja olemus. Me teame, et aeg liigub. Me teame, et minevik on erinev tulevikust. Aga me ei tea, miks. Me ei tea, kas aeg on fundamentaalne või tekkinud. Me ei tea, kas aeg eksisteeris enne suurt pauku või kas aeg tekkis koos suure pauguga. Me ei tea, kas kvantmehaanika on täielik. Me teame, et see töötab. Me teame, et see ennustab täpselt, kuidas osakesed käituvad, aga me ei tea, mida see tähendab. Me ei tea, kas lainefunktsiooni kollaps on reaalne või illusoorne. Me ei tea, kas on olemas paljud maailmad või ainult üks. Ja me ei tea, kas me oleme üksi. See on kõige sügavam küsimus, kõige olulisem küsimus. Ja me ei tea vastust. Me ei tea, kas elu on tavaline või haruldane. Me ei tea, kas intelligentsus on tõenäoline või ebatõenäoline. Me ei tea, kas tsivilisatsioonid kestavad või kaovad. Kõik, mida me teame, on see. Me eksisteerime. Ja me otsime. Aga võib-olla see ongi piisav. Võib-olla otsing ise on vastus. Sest kui me leiame tõendeid teistest tsivilisatsioonidest, siis me ei leia ainult neid. Me leiame ka iseennast. Me leiame, kes me oleme selles universumis. Me leiame, mis meid ühendab kõigi teiste intelligentsete olendite universumis. Ja kui me ei leia midagi, siis see on ka vastus. See ütleb meile, et me oleme haruldased, et me oleme väärtuslikud, et me oleme midagi, mida universum loob harva. Mõlemal juhul me õpime, mõlemal juhul me kasvame, mõlemal juhul me muutume. Aga on veel üks asi, mida me peame mõistma. Kui me otsime kadunud tsivilisatsioone päikesesüsteemis, siis me ei otsi ainult minevikku. Me otsime ka tulevikku. Sest kui Marsil oli tsivilisatsioon ja nad kadusid, siis see näitab meile, mis võib juhtuda. Aga see näitab ka, mis ei pea juhtuma. Marsi tsivilisatsioon, kui nad eksisteerisid, ei teadnud, et nende magnetväli kaob. Nad ei teadnud, et nende atmosfäär hajub. Nad ei teadnud, et neil on aega. Aga meie teame. Me teame, et meie enda planeet on hapur. Me teame, et kliima muutub. Me teame, et asteroidid eksisteerivad. Me teame, et tuumasõda on võimalik. Ja kuna me teame, saame me valmistuda, saame me kohaneda, saame me ellu jääda. Aga ainult siis, kui me õpime ja ainult siis, kui me otsime. Nüüd tulge tagasi algusesse. Mäletate, kuidas me alustasime? Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, liigub teie keha läbi ruumi kiirusega 490 000 kilomeetrit tunnis. See oli esimene lause ja see oli tõsi. Aga nüüd, pärast kõike, mida me oleme uurinud, tähendab see midagi muud. See ei tähenda ainult, et te liigute.
See tähendab, et te olete osa millestki. Millestki, mis on suurem kui teie. Suurem kui maa, suurem kui päikesesüsteem. Te olete osa universumist, mis loob struktuure. Osa universumist, mis loob elu. Osa universumist, mis loob intelligentsust. Ja see universum on loonud teid mitte juhuslikult, vaid seetõttu, et tingimused olid õiged. Seetõttu, et aeg oli õige. Seetõttu, et te olete võimalik. Aga see universum on loonud ka teisi. Võib-olla Marsil, võib-olla Euroopa ookeanid. Võib-olla kohtades, mida me ei oska ette kujutada. Ja mõned neist on kadunud, aga mõned võivad olla seal siiani, oodates. Mitte meid, vaid järgmist, kes tuleb. Sest universum ei loo ainult üks kord. Universum loob pidevalt. Tähti, planeete, elu, intelligentsust. Ja iga kord, kui see loob, on võimalus. Võimalus, et see kestab. Võimalus, et see õnnestub. Võimalus, et see murrab mustri. Me ei tea, kas me oleme need, kes murravad mustri. Me ei tea, kas me kestvame või kaome. Aga me teame üht. Me teame, et meil on võimalus. Võimalus otsida, võimalus õppida, võimalus mõista. Ja võib-olla see ongi kõik, mida me vajame. Sest kui me otsime, siis me elame. Kui me õpime, siis me kasvame. Kui me mõistame, siis me muutume. Ja kui me muutume, siis me võime kesta. Aga see algab ühest lihtsast küsimusest. Küsimusest, mida me küsisime alguses ja mida me peame küsima lõpus. Kas me otsime õigetest kohtadest? Vastus on, me ei tea. Veel mitte. Aga me saame teada. Kui me otsime, kui me vaatame. Kui me oleme piisavalt julged küsima küsimusi, mida teised kardavad küsida. Sest seal üleval, Marsil, Euroopa ookeanis, Foobose vagudes, Kuu laavatuubides, Enceladuse keisrites, seal võivad olla vastused. Mitte kõik vastused, aga mõned vastused. Vastused küsimusele, kes me oleme, kust me tuleme, kuhu me läheme. Ja võib-olla kõige olulisem vastus, kas me oleme üksi. Me ei tea, aga me võime teada saada. Ja see teadmine võib muuta kõike. Või võib-olla mitte. Võib-olla me leiame, et me oleme üksi, et me oleme ainulaadsed, et me oleme ainus tsivilisatsioon, mis kunagi tekib selles osas universumist. Ja kui see on tõsi, siis see teeb meid veel väärtuslikumaks. Sest siis me pole ainult osa universumist. Me oleme osa, mis mõistab. Osa, mis küsib. Osa, mis otsib. Me oleme universum, mis on muutunud teadlikuks iseendast. Ja see on uskumatu. See on ime. See on midagi, mis ei peaks olema võimalik, aga mis on. Iga neuron teie ajus. Iga mõte, mida te mõtlete. Iga küsimus, mida te küsite. Kõik see on universum, mis uurib iseennast. Te pole ainult vaatleja. Te olete osa sellest, mida te vaatlete. Ja kui te vaatate tähtede poole ja küsite, kas seal on keegi teine, siis te ei küsi ainult nende kohta. Te küsite ka enda kohta, sest kui seal on keegi teine, siis mis see tähendab teie jaoks? Ja kui seal pole kedagi, siis mis see tähendab? Mõlemal juhul vastus muudab teid. Mõlemal juhul te õpite midagi fundamentaalset. Mitte ainult universumi kohta, vaid ka enda kohta. Ja võib-olla see ongi kõige olulisem asi, mida me saame teha. Mitte leida vastuseid, vaid küsida küsimusi. Sest küsimused hoiavad meid elus. Küsimused hoiavad meid otsimas. Küsimused hoiavad meid kasvamas. Ja nii kaua, kui me küsime, me elame. Nii kaua, kui me otsime, me kestvame. Nii kaua, kui me õpime, me muutume. Ja võib-olla see ongi piisav.
Võib-olla me ei vajagi lõplikke vastuseid. Võib-olla piisab sellest, et me otsime. Sest otsing ise on vastus. Otsing ise on tähendus. Otsing ise on see, mis teeb meid inimeseks. Ja kui me lõpetame otsimise, siis me lõpetame olemise. Nii et küsimus pole selles, kas me leiame kadunud tsivilisatsioone päikesesüsteemis. Küsimus on selles, kas me jätkame otsimist. Kas me jätkame küsimist. Kas me jätkame õppimist. Kas me jätkame kasvamist. Sest ainult nii me kestvame. Ainult nii me murrame mustri. Ainult nii me muutume millekski, mis pole ainult mööduv hetk universumi ajaloos, vaid millekski, mis kestab. Ja see algab täna. See algab teiega. See algab otsusega vaadata mitte ainult tähtede poole, vaid ka tagasi. Tagasi meie enda päikesesüsteemi ajalukku. Sest seal, selles ajaloos, võivad olla vastused. Või võib olla mitte vastused, aga kindlasti küsimused. Ja küsimused on alati olulisemad kui vastused. Sest vastused lõpetavad, aga küsimused jätkavad. Ja nii kaua, kui me jätkame küsimist, me jätkame olemist. Nii et küsige, otsige, õppige ja ärge kunagi lõpetage. Sest seal üleval, kusagil Marsi tolmus, Euroopa jää all, Foobuse varjudes, seal võib olla midagi, mis ootab. Mitte teid, vaid